Mina Reelika Kuusik töötan samuti Päästeametis ohutusjärelevalve tegelen kemikaaliohutuse kontrolli teenuse teemadega ja tänases ettekandes käsitlen erinevaid kemikaaliohutuse teemasid. Siit slaidi pealt ongi näha, et korraks vaatame otsa, mis asjad need suured või ohtlikud ettevõtted on, mis asi, tuletame meelde, mis asi on kemikaaliseadus 32 ja räägime paarist muudatusest, mis me oleme siin teinud seoses ohualadega ja alammääradega. Räägime ka gaasipaigaldiste reidist ning tuletame meelde ka siseministri määrust number 14, mis käsitleb ohtlike ainete ladustamise nõudeid. Aga vaatame mis on suursooga ettevõtted, et tuletame meelde, et kemikaaliseaduse alusel klassifitseeritakse ettevõtteid ohtlikeks ja suursooga ettevõteteks. Infot tegelikult nende ettevõtete ja asukohtade osas leiab ilusti Maa- ja Ruumiameti kaardirakendusest. Seal on oluline teada, et A-kategooria ettevõtet märgitakse punase täpiga, kollasega B-kategooria ja sinisega ohtlik ettevõte. Kui nüüd seal konkreetselt selle täpi peale klikkida, siis tegelikult tuleb ka selle ettevõtte kohta detailne info, mis ettevõte see on, kus kohas ta asub, mis kemikaale ta käitleb, millised on tema ohualad ja nii edasi. Ja lihtsalt ülevaatlikuks see ka, et üle Eesti on meil praegu 67 suursooga ettevõtet. Ohtlike ettevõtete arv on mõnevõrra vähenenud. Sellest me räägime hiljem lähemalt, miks see täpselt nii on, aga hetkel on neid seal circa 160 ringis. Peamised tegevusalad jätkuvalt nende ettevõtete osas on kas gaas, ehk tegelevad näiteks tuluohtlike veeldatud gaaside käitlemisega. Tanklaid on meil omajagu ja tegelikult ka terminale ja külmhooneid. Külmhooned peamiselt on seotud ammoniaagiga, kasutavad seda oma külmutusseadmetes. Miks on oluline teada just neid ohtlikke ja suursooga ettevõtteid, on see, et nad käitlevad kemikaale, nad käitlevad teatud alammäärast või künniskogusest suuremast kogusest neid ja nende käitlemisega võib, aga ei pruugi kaasneda teatud riskid. Sellel slaidil on näidatud üle Eesti teatud ettevõtteid, lihtsalt et piltlikult tuua teile silmade ette, mida tähendab ohtlik või suursooga ettevõte. Ideaalis jah, kemikaale käitlevad ettevõtted, aga tõesti teatud alammäärast või künniskogusest suuremast kogusest käitlevad ettevõtted. Ja kui rääkida seda, et miks me peame tõesti teadma nende olemasolust või sellest, et mis nendega võib juhtuda, siis tookski siinkohal lihtsalt 3 näidet. Mõned neist on Eesti näited, mõned neist on maailma näited. Et näiteks kui me vaatame esimest pilti, siis me näeme seda, et on toimunud õnnetus. Õnnetuse mõjud on kandunud kõrval asuvale mahutini, mis on tegelikult kokku vajunud ülekuumuse tõttu. Ja tegelikult toimus ka tõesti sellest vedelgaasi mahutist leke. Süüteallika olemasolul see süttis ja toimus plahvatus ja tõesti kandusid mõjud nii naabermahutini kui ka kahjustada said kõrval asuvad autod kui ka hooned. Teisel pildil on näidatud tegelikult Hollandi juhtumit, kus tegelikult vahu tootmise masinas toimus plahvatus. Õnneks selles õnnetuses keegi viga ei saanud, aga nagu näha, ikkagi suitsupilv on päris massiivne, mis liikus nii-öelda edasi. Kolmandas näites on Sloveenia näide, kus kokkusobimatud ained nii-öelda sattusid ühtekokku, toimus väga tugev plahvatus ja tegelikult purunesid lähedal asuvate ehitiste aknad. 6 inimest sai surma, 20 vigastada ja tegelikult ka 500 meetri raadiuses pidid jääma inimesed hoonetesse. Ja elanikud pidid sulgema uksed ja aknad, et kahjulik suits ei ulatuks nendeni. 4. pildil on näha ühte Eesti näidet veel kord, kus ühes tootmishoones plahvatas nii-öelda hoonesse üks seade. Siin samamoodi nii-öelda inimesed õnneks kannatada ei saanud, kuid nagu pildilt on näha, mõjud hoonele on olnud märgatavad.
Ja 5. pildil on siis näide tegelikult siis ammoniaagilekkest, kus ammoniaak on lekkinud ja siin samamoodi siis tegelikult tuletõrjujad said vigastada ja tegelikult alltöövõtjad ka. Et seetõttu on äärmiselt oluline teada nii-öelda neid ettevõtteid, mida nad teevad, kuidas nad teevad ja juhul, kui selliseid ettevõtteid hakatakse planeerima või ehitama, siis sellest tulenevalt tuleb erinevate riskidega ka arvestada. Seetõttu ongi sätestatud kemikaaliseaduses paragrahv 32 teatud nõuded, mida tuleb siis järgida, et kõik oleks ohutult tehtud. Siinkohal siis tuletaksingi meelde, et kui nii-öelda ongi ikkagi soov hakata ehitama uut suuremsooga ettevõtet või ohtlikku ettevõtet, siis tegelikult tuleb nii-öelda erinevate asjaoludega arvestada ja seda siis nii ehituslubade näiteks väljaandmisel. Et me peame teada saama, kuhu see ettevõte tuleb, kas võib tekkida täiendavaid ohuolukordi, kas on vajalik tagada teatud vahemaad, kas on vajalik rakendada lisameetmeid, et ohutus oleks tagatud ja tegelikult kogu see planeerimisprotsess peab olema tegelikult avalik ja mõjutatud isikud peavad sellest teada saama. Äärmiselt oluline on see, et näiteks kui ettevõte seda tegevust hakkab planeerima või tema ohualasse planeeritakse, siis tegelikult ta peab andma piisavat infot selle kohta ja kohalikud omavalitsused omavad ülevaadet piirkonnas olevatest suuremsooga ja ohtlikest ettevõtetest, et kui neile ettevõtetele on väljastatud käitlemisluba, siis TTÜ sellest kindlasti kohalikku omavalitsust teavitab ja kohalikul omavalitsusel peaks olema ülevaade ka selle ettevõtte teabelehest ja riskianalüüsi kokkuvõttest, kust leiab siis detailsema info selle kohta, mis riskid ettevõttes on ja saab arvesse võtta siis näiteks ohualasse planeerimise korral. Ja siinkohal ongi oluline rõhutada, et kui planeerimise ja projekteerimise faasis korraldatakse keskkonnamõju hindamine või keskkonnamõju strateegiline hindamine, siis on äärmiselt oluline, et neid erinevaid riske ja ohte juba võetakse arvesse nii-öelda ja kirjeldatakse antud dokumentides. Juhul, kui selle planeerimise või projekteerimise faasis ei tehta keskkonnamõju hindamist või keskkonnamõju strateegilist hindamist, siis peab toimuma nende riskide ja ohtu hindamine muul viisil, et siinkohal rõhutakski seda, et äärmiselt oluline on läbi mõelda, mida me teeme, kuhu me teeme ja miks me seda teeme ja kas meil on siis kõik meetmed tagatud. Rõhutaks ka seda, et riskide hindamine tuleb teha nii mitmel erineval juhul, see tähendab seda, et kui me tahame teha uut käitist ehk siis uut suuremsooga ja ohtlikke ettevõtet, kui me tahame teha olemasolevas ettevõttes muudatusi ja tegelikult ka sel juhul, kui me tahame nii-öelda planeerida või ehitada tegevusi olemasolevate ettevõtete ohualasse, et alati tuleb kõik riskid läbi mõelda ja mõelda see, et kas ohutus on tagatud ja need isikud, kes tulevad näiteks ohualasse juurde, kas neil on vaja näiteks täiendavaid meetmeid rakendada. Samamoodi tooksin välja selle, et see riskide hindamine, mis tehakse planeerimise või ehitise projekteerimise faasis, siis tegemist ei ole kemikaaliseaduse kohase riskianalüüsiga, vaid tegemist on, nimetaks siis seda hetkel riskide hindamiseks, kus siis tuuaksegi välja samamoodi tegelikult võimalikud stsenaariumid, kuidas mõjutab üks või teine tegevus teineteist ja kas tuleb siis rakendada täiendavaid meetmeid. Kui me räägime nii-öelda näiteks ohualasse planeerimist, siis aluseks saab võtta siis olemasolevate ettevõtete dokumendid ja sealt saab siis kirjeldada ära, millised näiteks on võimalikud ohud ja sealt lähtuvalt siis kas on vaja rakendada täiendavaid meetmeid. Ja siin ongi siis oluline ka see, et eristada seda, et millal tuleb siis Päästeametile esitada kooskõlastamiseks kas planeering või ehitusprojekt. Et kindlasti, kui me teeme ohualasse midagi, kui me teeme uue ettevõtte ja kui me teeme olemasolevas ettevõttes muudatusi, siis kindlasti kõik sellised planeeringud või ehitusprojektid tuleb Päästeametiga kooskõlastada. Päästeamet, kui ta saab siis sellised dokumendid, siis Päästeamet hindab, kas kavandada planeering või ehitis suurendab surmuse riski või õnnetuse tagajärgede raskust. Näiteks kui ohualasse tulevad mitmeid hooneid, eluhooneid või miks mitte ka koolihooneid juurde, siis me vaatame seda, et kas see võib mõjutada õnnetuse tagajärgede raskust.
üldjuhul on see, et mida rohkem inimesi ohualasse jääb, seda nii-öelda suuremaks muutub see surnutuse risk. Ja muidugi vaatame ka seda, et mis meetmeid on planeeritud, kas näiteks olemasolev ettevõte, kui teeb laiendusi, kas ta peab võtma kasutusele täiendavaid meetmeid, et ohutus oleks tagatud, või näiteks see ettevõte, kes tahab, või ettevõte või muu ehitis, kes tahab tulla ohualasse, siis võib olla vajadus ka neis rakendada täiendavaid meetmeid, et ohutus oleks tagatud. Ja muidugi me võime selle kooskõlastuse jätta andmata, kui me ikkagi näeme või dokumentidest ei selgu teatud asjaolud, näeme ka seda, et surnutuse risk suureneb tagajärgede raskus ja ei ole planeerituid meetmeid, mis siis seda ohutust tagaksid. Selles osas see oli lihtsalt niisugune väike meeldetuletus, et mitte siis ära unustada, et nende asjaoludega tuleb arvestada. Räägiks siis mõningatest muudatustest, mis on seotud ohualadega alammääraga ja võib-olla oletegi märganud Maa- ja Ruumiameti kaardirakenduses teatud muudatusi. Eelmise aasta lõpus andsime koostöös TTJA-ga välja uuendatud riskianalüüsi juhise, kus me täpsustasime asjaolusid, mida tuleb siis arvesse võtta ohtude hindamisel. Kas tegemist on siis näiteks paikse riskiallikaga või siis liikuva riskiallikaga. Muidugi liikuvate riskiallikatega tuleb arvestada, aga siinkohal kohe täpsustan, mida see tähendab. Varasemalt olid meil kaardirakenduses näiteks tanklate ja viljakuivatite puhul välja kuvatud liikuvatest riskiallikatest tulenevad ohud ehk siis nii-öelda, kui ettevõte arvutas välja tsisternauto õnnetuse korral tekkivad ohualad, siis me kandsime need ohualad kaardirakendusele. Pärast siis nii-öelda seda riskianalüüsi juhise uuendamist ja vaadates otsa sellele, et mida on vaja tegelikult planeerimise ja ehitusloa menetluse raames arvesse võtta, siis me tegime otsuse, et me vahetame Maa- ja Ruumiameti kaardirakenduses ohualad välja, et edaspidi kuvatakse siis Maa- ja Ruumiameti kaardirakenduses välja paiksetest riskiallikatest tulenevad ohuallikad, sest et kui me mõtleme seda, et siis tervveokid liiguvad tegelikult üle Eesti erinevatesse tanklatesse näiteks, mis tegelikult ei kuulu siis kemikaaliseaduse alusel ohtlikuks ettevõtteks, siis tegelikult see riskiallikas on ju meil igas ettevõttes või tanklas olemas. Ja et nii-öelda eristada siis just nende ohtlike suurusohuga ettevõtete puhul, mida siis kuvada välja, siis tõesti sai võetud vastu otsus, et edaspidi kuvame välja paiksetest riskiallikatest tulenevad ohuallikad ja seetõttu said siis Maa- ja Ruumiameti kaardirakenduses tehtud muudatused. Saatsime ka kohalike omavalitsustele aprillis sellekohase kirja, et plaan on selline muudatus teha. Tänaseks me oleme need muudatused kõik enda infosüsteemis ja seeläbi ka Maa- ja Ruumiameti kaardirakenduses ära teinud. Ehk siis siin pildid tegelikult on näha seda olukorda. Punase ringiga oli nii-öelda varasem ohuala, mis oli 390 meetrit ja pärast siis andmete korrastamist jäi siis paikse mahuti ohuala kaardile kuvama, mis siis on 252 meetrit. Et siin rõhutakse seda, et planeerimise ehitusloa menetluse raames on oluline võtta nii-öelda arvesse just need paiksed riskiallikad, aga kunagi ei saa ära unustada siis ka neid liikuvaid riskiallikaid. Et see muudatus on siis tehtud ja kui tekib küsimusi, miks ühel või teisel on võib-olla teistsugune ohuala, siis saab infot küsida piirkonna inspektorilt, kemikaalioohutuse inspektorilt. Väike muudatus toimus ka alammäärade osas, et me muutsime majandus- ja taristuministri määrusega ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise aluseks võetava kemikaali alammäära, et muudatus jõustus 6. septembril ja tõsteti siis selle muudatusega esimese ja teise kategooria tuleohtlike veeldatud gaaside ja ka maagaasi ohtlikkuse alammäära, et varasemalt oli see 5 tonni, nüüd on ta siis 10 tonni. Lihtsalt öeldes, et kui meil on LPG ehk millega on enamus tuttavad, kui varasemalt oli mul 5 tonni pealt juba ohtlik ettevõte, siis nüüd on see 10 tonni. Ja lihtsalt infoks ka see, et enamus ettevõtted on saanud
enamus ettevõtete osas on TTJA arvutused ära teinud, väljastanud käitlemisloa kehtetuks tunnistamised. Ja mis see puudutab nüüd Maa- ja Ruumiametit, siis me oleme nii-öelda järjest tegemas muudatusi ka Maa- ja Ruumiametis ehk siis neid siniseid täppe, mida me nägime esimestes slaidides, jääb järjest vähemaks siis kaardirakendusel, et hetkel circa 140 ettevõtet läks seetõttu kategooria alt välja ja nad siis peamiselt seotud tegevusaladega tankla või gaas. Ja tegelikult siinkohal tahaks rõhutada seda just, et kui me räägime planeerimis- ja ehitusloa protsessi ja kui tegemist on alla alammäära tegevusega ehk siis alla 10 tonni, siis sellisel juhul ei rakendu kemikaaliseadus paragrahv 32, kuid tahaks ikkagi öelda, et hoolimata sellest tuleb riskidega arvestada, tuleb võtta arvesse, et me küll muutsime nii-öelda alammäära 5 tonnilt 10-le, siis siiski tegelikult see risk on alles ja tuleb siis nende erinevate riskidega arvestada, mis siis sealt lähtuvalt võib tekkida. Et seetõttu kindlasti vaadata neile otsa. Ja tegelikult ongi siin paslik rääkida gaasipaigaliste reidist, mille me viisime läbi, Päästeamet viis läbi 11. august kuni 12. september. Tegime seda küll üle Eesti, väga paljudesse ettevõtetesse võib-olla ei jõudnud, aga omajagu. Ja kontrollitavate asutuste hulka kuulusid siis erinevad tööstus- ja laohooned ja viljakujundite juures olevad vedelgaasimahutid. Vaatasime üle 38 ettevõtet ja siinkohal räägime siis tol hetkel olevatest ohtlikest ettevõtetest ja paraku me tuvastasime puudusi 35 ettevõttes. Ja puuduseid oli erinevates nii-öelda valdkondades. Kontrolli all me pöörasime just tähelepanu ohtliku kemikaali hoiukohale, ettevõtte dokumentatsioonile, tuleohutusnõuetele kui ka sellele, et kuidas personal on teadlik erinevatest ohtudest ja kas nad on siis koolitatud. Väike kokkuvõte ka sellest, et mida me siis tegelikult tuvastasime, et tegelikult oli seal puudujääke, et mis siis tekib, on see, et vedelgaasimahutite või seadmestiku ümber on ikkagi taimestik liiga kõrgeks kasvanud, aiaga on piiramata, märgistusega oli puudujääke, leidsime, et auditid olid tegemata ja dokumentatsiooni osas tegelikult oli ka puudujääke erinevate hooldusjuhendite puudumise osas, kasutamise hooldusjuhendite puudumise osas, kui ka ohtliku ettevõtte dokumentatsiooniga seotud puuduste osas, näiteks kas olid need aegunud, ajakohastamata ja nii edasi. Väga suur hulk tuli välja ka seda, et gaasipaigalised olid ilma ehitus- või kasutusloata ja olid tegelikult ka puudused tuletõrje veevõtukohaga. Et tegelikult on oluline see, et kui toimubki siis niisuguste tegevuste ehitamine või planeerimine, projekteerimine, siis et ka juba ehitusprojektis selguks see, et kas seda mahutit näiteks piiratakse aiaga, kas on olemas veevõtukoht. Veevõtukoha nõue siis tegelikult on seotud sellega, et kui on üle 7,5 tonni, siis peab olema kasutusel vesikustutussüsteem või mahuti tuleb isoleerida või 200 meetri raadiuses peab olema tuletõrje veevõtukoht ja kaugus välistest objektidest peab olema siis tagatud vähemalt 3 korda. Sätestatakse ka seda, et kõrvaliste isikute juurdepääs olema tõkestatud, see tähendabki seda, et tegelikult need mahutid peavad olema aiaga piiratud. Ja tegelikult ka, kui nii-öelda selliste mahuti projekti esitatakse ehitusregistris, siis sätestab ka määrus seda, et peab olema kasutamis- ja hooldusjuhendid, mis peavad olema kättesaadavad päästemeeskonnale ja tegelikult annab ka määrus soovituse, et see tuleb säilitada ka ehitusregistris. Et siinkohal tahakski rõhutada seda, et juba ehitusloa või kasutusloa menetluse raames vaadatakse nendele asjaoludele otsa, et me ei peaks siis järelevalve käigus selliseid asjaolusid enam tuvastama. Vaataks korraks otsa ka siseministri määrusele number 14, mis siis sätestab nõuded põlevmaterjalidele ja ohtlikele ainetele. Põlevmaterjalide osas ma tegelikult ei tahaks keskenduda, sest et see on niisugune pikemat aega juba paigas olnud põhimõte
aga tegelikult ohtlike ainete osas me tegelikult väga suuresti nii-öelda muutsime nõudeid, täiustasime seda. Määrus sai kehtima küll juba 2024 aastal, aga usun, et on õige seda meelde tuletada, millest siis lähtuda. Tutvustangi määruse osas seda, et mida me leiame sellest määrusest. Detaili määruse osas ei lähe, aga tuletaks siis tõesti meelde, et millised nõuded ohtlike ainetele määrusega on sätestatud. Kindlasti oleme ära sätestanud nõude, mis on seotud ohtlike ainete ühtesobivusega, millal ma võin neid hoida ühes ruumis koos, millal ma pean neid hoidma eraldi ruumides, kas on vaja vaadata mingit täiendavat infot, et selgitada välja, et kas ma võin üldsegi neid koos hoida. Et kõik see on tegelikult määruse tasandil nüüd ära kirjeldatud. Samuti on määruse tasandil tehtud siis ühtesobivuse tabel, mida siis on mõistlik arvesse võtta. Ja tegelikult oleme teinud ka erisused, et juhul, kui ei ole ikkagi võimalik neid aineid eraldada, hoida eraldi või tekib oht ainete kokkupuutel, siis on vajalik kasutada alusvanni ja sätestatud ära ka nõue, kui suur siis see alusvann peab olema. Määruse paragrahvis 10 oleme detailsemalt öelnud, milline peavad olema ruumi põrand, seinad, konstruktsioon, kas seal peab olema ventilatsioon. Oleme sätestanud selle, et kindlasti mitte hoida ohtlikke aineid ventilatsiooniruumis. Samuti ka see, et kõrvalised isikud ei tohiks nendele ohtlike ainetele ligi saada ja kui tekib oht, et ohtlike ainete kohale võidakse nii-öelda otsa sõita, siis tuleks paigaldada otsasõidu vältimise tõkised. Meelde tuleb jätta ka seda, et ladustamise koht, ohtliku aine ladustamise koht põlevmaterjalist ja või töökohaga hoone välisseinast peab olema vähemalt 6 meetrit. Ja muidugi need asjaolud, et kui on vajalik, et siis lekke piiramiseks oleksid olemas sobilikud vahendid ja hoiukoht tuleb nõuete kohaselt märgistada. Oleme sätestanud määrusega ka ohutuskujad naftasaadustele, põlevkiviõli või selle saaduse või biokütusele, samuti ammoniaagile ja hapnikule. Et kui naftasaadus ja põlevkiviõli on võib-olla tuntud ohutuskujadega reguleeritud osa, siis oleme selle võtnud üle veeseaduse nõuetest, natukene leevendanud neid ohutuid kauguseid ehk vastavalt sellele, kui suur su hoidla ehk mahutite mahutavus on, vastavalt sellele siis tuleb tagada ohutu kaugus suurendusega või ohtlikust ettevõttest, suure liiklustihega sõidudest, ravi, majutus või harjutusasutusest, kogunemishoonest või elamust või muu samalaadsest hoonest. Üldjuhul seal hoidlakujas ei tohi tegevusi teha, kui see pole seotud hoidla kasutamisega, kuid teatud juhtudel siis on erisused lubatud, näiteks kujas võivad asuda teatud tüüpi hooned ja ettevõtted. Ja kindlasti hoidla ehitamisel tuleb lähtuda siis veeseaduse alusel kehtestatud ka nõuetest. Kui naftasaadus ja põlevkiviõli olid nii-öelda varasemalt reguleeritud, siis uuemad nõuded on tõesti seotud siis ammoniaagirajatise ja hapniku ladustamisega. Ammoniaagirajatisel samamoodi olema siis sätestanud vastavalt aine kogusest ja rajatise tüübist ohutud kaugused, mida tuleb siis kindlasti arvesse võtta, kui te siis planeerite või projekteerite mingit tegevust, mis on seotud siis näiteks ammoniaagiga või kui te projekteerite tegevust, mis jääb siis ammoniaagirajatise lähedusse. Ja hapniku puhul samamoodi, et lähtuvalt siis hoidla mahutavusest on sätestatud määruse tasandil ohutud kaugused, mida tuleb arvesse võtta. Välised objektid, mis on nimetatud näiteks ka sellel slaidil, on samasugused nagu naftasaaduste puhul ja ka ammoniaagirajatiste puhul, et siinkohal erisusi ei ole. Kindlasti tasub ka rõhutada seda, et määruses on teatud erisused, et me saaksime ikkagi seda rakendada, et tegelikult kui ikkagi on olukord, kus seda miinimumkuja ei ole võimalik kehtestada nii-öelda, et vaja lähemale tuua tegevusi, kui määrus sätestab,
siis me võime seda ehitusprojektiga vähendada, kui me siis näiteks kasutame arvutuslikku tõendust, mingit kaitseseina, kaitsevalitust, tudusüsteemi või muid meetmeid, mis tõestavad ära selle, et on ohutu ehitada või planeerida see tegevus siin lähemale, näiteks ammoniaagirajatisele, kui määrus lubab. Ja rõhutaks ka seda, et kõik need nõuded, mis on sätestatud ohtlikele ainele määrusega, siis me vaatame neid nõudeid ka ohtlike jäätmete kogumispunktis ja ladustamises. Et tagada ka seal see ohutus. Ja tegelikult määruse rakendamise osas said tehtud ka 2 erisust. Oli veel see, et ühtesobivuse tabelit, nii nagu ma ütlesin, et määrus jõustus 1. juuli 2024, siis tegelikult kohe ei pidanud hakkama rakendama seda ühtesobivuse tabelit, vaid see hakkas kehtima siis 1. jaanuarist 2025, et selle saab aluseks võtta. Muidugi on lubatud nii-öelda muid üldtunnustatud meetodeid ainete eraldamiseks kasutada, aga seda siis peab tõestama siis järelevalveametnikule. Ja nii-öelda, mis puudutab ammoniaagirajatist ja hapnikuhoiu kohta, kuna tegemist oli uute ohutute kaugustega määruse tasandil, mis me sätestasime, siis neid nõudeid ei kohaldatud siis sellistele rajatistele, mis ehitati või mille ehitamist alustati enne määruse jõustumist, aga käesolevaks hetkeks on juba määrus üle aasta olnud töös, seega tõenäoliselt nüüd enam neid erisusi ei pea rakendama. Ja tõin välja slaidil ka lisamaterjalid, et kui tekib nii-öelda soov täpsemalt vaadata, milliseid juhendmaterjali me näiteks kemikaaliseaduse paragrahv 32 arvestamiseks oleme teinud, siis need on leitavad Päästeameti kodulehel. Lingid on siin slaidide juures olemas. Kindlasti Maa- ja Ruumiameti kaardirakendus, kus te leiate siis ohtlikud ja surnushooga ettevõtted ülesse. Päästeameti avaandmetest saate kätte tegelikult samamoodi nii CSV failid kui geopackage failid, et juhul, kui te soovite enda planeeringutes näiteks kasutada ohtlike ettevõtete, surnushooga ettevõtete andmeid. Meeldetuletuseks see, et kust leiab siis siseministri määruse ja oleme andnud välja ka koostöös erinevate ametkondadega juhendmaterjali kemikaalide käitlemise hoiukoha kohta, mis on samuti siis leitav Päästeameti kodulehel, kus me siis oleme lahti kirjeldanud kemikaalide käitlemise põhimõtted, alustades siis nii-öelda algsetest põhimõtetest kuni siis erinevate lubadeni, mis on siis seotud erinevate ametkondade ja kemikaaliohutusega. Aga mina tänan. Aitäh, Reelika. Päris muljetavaldav, ütleme niimoodi. Aga on ka tulnud küsimusi, et lähme siis küsimuste juurde kohe. Esimesena on küsitud, kes ja mis hetkel peaks riskianalüüsi koostama ja nõudma selle koostamist. Praktikast lähtuvalt on ilmsiks tulnud, et riskianalüüsi nõutakse alles kasutusloa taotlemise juures. Saad sa äkki valgustada natukene seda teemat? Ideaalis on see, et mida varasemas etapis me arvestame erinevate riskidega, sealhulgas teostame riskide hindamise, siis seda parem on, ütleme nii, et kõigile. Et tegelikult ideaalis võiks selle riskide hindamise teostada, kui tehakse detailplaneering, siis juba detailplaneeringu raames on see riskide hindamine tehtud. Juhul, kui näiteks tulebki Päästeametile kooskõlastamiseks detailplaneering ja me näeme, et riskide hindamine on jäänud tegemata, siis me kindlasti küsime selle juurde. Järgmine küsimus. Kui maagaasijaam asub ettevõtte kõrval, millega peab ettevõtte arvestama? Ohualadega. Ohualadega tuleb arvestada selles mõttes ja, et seal kindlasti on teatud ohualad. Hetkel ma ei ütle seda, et kui suured need on,
aga jah, et juhul, kui seal ettevõttes siis maagaasijaama ettevõttes siis miskit toimub, siis kindlasti on oluline, et kõrval asuvat ettevõtet siis teavitatakse, et nüüd on ohuolukord. Aga see sõltub kõik, on ju, et kas ma esiteks hakkan sinna maagaasijaama kõrvale endale midagi tegema või ma juba olen olemasolev ettevõte, ma olen juba koos toiminud pikka aega, on ju, et see sõltub ka sellest olukorrast. Ja võib-olla isegi oluline märksõna on see, et ikkagi koostöö naabriga ja infovahetused, see on äärmiselt oluline punkt selliste hoonete puhul. Nii, järgmine küsimus. Keemiliste ainete ohutu käitlemise määrus näib olevat keskendunud eelkõige põlevatele ja plahvatusohtlikele kemikaalidele. Kuidas on aga korraldatud mürgiste kemikaalide ning ohtlike bioloogiliste ja mikrobioloogiliste ainete, näiteks mikroobid, viirused ja muu selline käitlemine? Ollakse arvamusel, et lisaks plahvatusohtlikkusele tuleks pöörata tähelepanu ka ainete mürgisusele, nende asukoha sobivusele ning lähedusele elutähtsatele taristutele, näiteks veekogud, veevarustuse rajatised ja nii edasi. Need aspektid peaksid samuti olema süsteemselt käsitletud ja adresseeritud. Et mis on sinu seisukoht? Kui me vaatame meie määrust põlevmaterjalide ohtlike ainete ladustamise nõuded, siis seal me saime keskenduda just nii-öelda tuleohutuse aspektidele, kuna tuleohutuse seadus sätestab, tuleohutuse seadusega me sätestame nii-öelda põhimõtted, et tagada tuleohutus. Muidugi nii-öelda ammoniaaki puhul me saame öelda, et ta ka on mürgine gaas, aga kuna ta võib põhjustada ka teatud juhtudel tule- ja plahvatusohtu, siis läbi selle me saime sätestada ka selle määruse mõistes nii-öelda ka ohutuskujad ammoniaagirajatistele. Jah, ma olen nõus, kui me planeerime näiteks mingeid tegevusi, siis me ei saa vaadata ainult otsa, et kas see aine tekitab tule- või plahvatusohtu, vaid me vaatamegi nii-öelda tegelikult terviklikult, mida võib selle aine käitlemisega kaasa tuua ja kuidas on siis tagatud ohutus, et seda tuleb ikkagi vaadata nii-öelda terviklikult koos, mitte ainult keskenduda ühele või teisele ohule. Nüüd lükake ümber või kinnitage, aga minu teada mikrobioloogilistele nagu ohtudele on kehtestatud ka ju oma nõuded, eks? Ja selle jaoks on näiteks geneetiliselt muundatud mikroorganismidele osas on oma seadus kehtestatud, et need on juba teiste nii-öelda ametiasutuste all. Ja teiste regulatsioonidega määratletud. Aga jah, nii-öelda kui me vaatame nii-öelda kemikaale käitlevat ettevõtet, näiteks on tal seal ammoniaak, kloor kasutusel, et siis samamoodi ta teeb ju stsenaariumid, mis võivad juhtuda nende ainetega. Põhioht on ikkagi mürgised gaasid, arvutatakse võimalikud näiteks mürgistuspilved välja ja sellega arvestatakse nii-öelda, kas näiteks ettevõte peab ise rakendama mingeid täiendavaid meetmeid, et see mürgine pilv ei leviks liiga kaugele või kui tekib näiteks ohualasse tahetakse, ma ei tea, kas või lasteaeda, kooli juurde teha, siis võib-olla peab see lasteaed ja kool endale rakendama täiendavaid meetmeid, et näiteks ohuolukorras sulguvad siis ventilatsioonisüsteemid, et see mürgine aine ei satuks siis sinna hoonesse. Järgmine küsimus. Kas ohtliku käitise omanik on kohustatud avalikustama oma riskianalüüsi ettevõttele, kes soovib ehitada ohtliku ettevõtte ohualasse? Ta peab andma andmeid, mis on vajalik arvesse võtmiseks nende riskidest. Avalikud on riskianalüüsi kokkuvõtted, et riskianalüüsi kokkuvõte ütleb ära, millised stsenaariumid on võimalikud, ehk siis millised või erinevad näiteks ohualad tekivad. Et need põhimõtted tegelikult riskianalüüsi kokkuvõttes on leitavad, mis siis võiks olla aluseks siis sellele, kui nii-öelda keegi tahab midagi planeerida ohualasse. Tervikriskianalüüsi kindlasti mitte,
kuna seal võib olla nii-öelda detailset infot siis selle kohta, ärisaladuse kohta, kuni turvasüsteemideni välja, ehk siis teatud osasid ta saab anda infot ikkagi välja ja kõige parem on kasutada just riskianalüüsi kokkuvõtteid. Nii, siin järgmine ei olegi pigem küsimus, vaid selgitus, täpsustades siis väiksemaid koguseid. Et ma loen selle ette, see on väga asjakohane tähelepanek, et kemikaaliohutus on tänase seminari kontekstis peamiselt suurladustamise või suuremate koguste juures. Kui on tegemist laboratooriumitega, kus kasutatakse sadu erinevaid ohtlikke aineid väikestes kogustes, näiteks ülikoolide laboratooriumid, lisaks väiksemates kogustes, kuid tunduvalt ohtlikumad gaasid, näiteks vesinik, ei saa võtta kõiki aineid ainult mahu järgi, pigem peaks vaatama iga objekti tervikpilti. Väga asjakohane tähelepanek, et tõesti iga hoone tervikpilt tuleks pilgu alla võtta. Seda ju tegelikult, kui me räägime planeerimisest või projekteerimisest, ju sellel ikkagi vaadata otsa nii-öelda, kas ma hakkan hoiustama seal suures koguses aineid või väiksemas koguses ja sellest lähtuvalt, kas see aine siis on tuleohtlik või on tal näiteks mürgistusohud, et siis sellest lähtuvalt ju tegelikult ehitisele tulenevad tuleohu poolest nii-öelda täiendavad nõuded võivad juurde tulla. Aga jah, nii-öelda ma olen nõus sellega, et enamasti me keskendumegi nii-öelda suurele ladustamisele, sest et kemikaaliseadus sätestab seda, et just ohtlikud ja suurusjoogi ettevõtted peavad selle nii-öelda, neil on kehtestatud detailsemad nõudeid. Siseministri määrusega tegelikult me püüdsime natukene anda ka põhimõtteid siis nii-öelda väiksematele ladustajatele, seega soovitan seda nii-öelda arvesse võtta ka laboratooriumite tasanditel, et tegelikult see kehtib, saab ka neil aluseks võtta. Aga muidugi jah, kui mul on sadades erinevaid kemikaale, siis seda võib olla keeruline seda ohutuspõhimõtet seal selliselt võib-olla rakendada, aga seda tuleks arvesse võtta, et ne ei paneks ebasobivaid aineid ühte kappi näiteks kokku laboratooriumite tasanditel.